aastal sündis Valgamaa aktiivsetel noortel ja noorsootöötajatel Lauri Trubinši eestvedamisel mõte korraldada maakondlik suvine sündmus, mis tooks kokku noori igast Valgamaa vallast ja linnast. Reporter Ketšupi sõnul on mitmeid aastaid kestnud suvekooli traditsioon hoidnud tugevana meie noorsootöö keha ja vaimu ning rikastanud meie tunnet. Need, kes kord suvekoolis käinud, tahavad sinna uuesti tagasi. 3-päevane programm pakub huvitavaid õpitube ja meeleolukaid ühistegevusi. Vürtsili saavad noortekate vahelised võistlused. 2010. aasta suvel esmakordselt Sangaste vallas Kakulaanes toimunud Valgamaa noorte suvekoolist oli saamas traditsioon, millele järgnesid 2011. aastal Animatsil Otepää vallas toimunud suvekool Seigeldes osavaks. 2012. aastal Pikassillas Põdrala vallas toimunud suvekool Matkates osavaks. 2013. aastal Pikassillas Põdrala vallas toimunud suvekool Pärandijaht. 2014. aastal Järvesilmal Hummuli vallas toimunud suvekool Sitius Altus Fortius. 2015. aastal Marja Talus Helme vallas toimunud suvekool 130 vakka muusikat. 2016. aastal Kaldavere turismitalus Taheva vallas toimunud suvekool Seilame 7 merd. 2017. aastal Lutsu turismitalus Otepää vallas toimunud suvekool Anna andeks, olen andekas. 2018. aastal Kaldavere turismitalus Taheva vallas toimunud suvekool Minu unistuste suvekool. 2019. aastal Marja Talus Tõrva vallas toimunud suvekool Otse 10. 2020. aastal Kaldavere turismitalus Taheva vallas toimuv suvekool Aeg 11 näha. Suvel võib tõesti koolis käia, sest suvekooli suurim väärtus on see, et maakonna noorsootöötajad ja aktiivsed noored korraldavad seda ühiste jõududega. Osaleda saavad igast noortekast 10 noort ja nii võib koos noortejuhtidega kokku saada pea 160 naerusuist valgamaalast, kes naudivad isetegemise vilju ja põnevaid töötube. Tankla TV abiga jäädvustatakse toimunu ning õhtutele lisatakse vunki meeleolukate etteastete, kontserdil tukka viskamise ja tantsulkadel puusade nõksutamisega. Kätt hoiab alati pulsil päevajuht, kes teab nii noorte kui ka noorsootöötajate telgitaguseid jutte ja hoiab meeleolu üleval ka siis, kui näiteks hommikul ei jõua ärgata. Reporter Ketšup räägib, et esimene maakondlik noorte suvekool leidis aset 2010. aasta 2. kuni 3. augustini, kui Sangaste vallas Kakulaanes kogunesid kokku kõigi 10 Valga maakonna noortekeskuse 10-liikmelised esindused. Tuldi kokku, võisteldi, tehti nalja, saadi uusi tuttavaid, mängiti, tantsiti ja palju muud huvitavat. Sündmuse raames viidi läbi erinevaid arendavaid tegevusi, nagu seiklusmäng, paintball, fotojaht, omaloominguvõistlus ja teatevõistlused. Ja sedasi ongi 10 aastat toimunud suvine ühisüritus, mille viimasel päeval kuulutatakse välja võitja noortekeskus, kes viib koju au ja kuulsuse ja muidugi rändkarika, et järgmisel aastal ise seda suurüritust koos tankla eestvedajatega korraldada. Aastate jooksul on traditsiooniks saanud avada suvekooliks ka tanklapood, kust võimalus limpsi, krõpsu, šokolaadi ja kõike muud head paremat osta. Enim müüdud tooteks on aga siiski Meki purks. Suvekooli vajalikkusele ja olulisusele saime kinnitust 2019. aastal, kui noored nõudsid traditsioonide jätkamist omaloomingu kavas ning kauplesid rändkarika lõkkesse mitte heitmisega, lauldes fraasi Ei pane põlema, suvekool